No vaata. Taga klaas. Ära käega löö, ära käega löö, ära käega löö. Löö käega, löö käega. Löö. Löö toru. Haige solve tuleb maha, siis tüdrukutega kõnni kõik minema. Löö. Täiega pane. Pane jalaga. Täiega pane. Käega täiega nüüd. Janno. Külalegendi järgi on Janno Soomest töölt Eestisse puhkusele tulnud. Nüüd on rahapoiss otsustanud oma vanale autole tuule alla teha. Tal on pappi küll. Vana Ford on piisavalt sai, et seda nüpeldada. Ei ole mitte. Oota, Maarja, oota kõne. Oota. Ma olen rapotti ka. Ära kohe löö. Siit on kohe. Ei saa mingit raha. Tule eest ära. Jälle nägemispeo käigus ühinevad ka teised pidulised. Sekka hüüavad ka peenikesed naiste hääled. Esiklaas! Klaas, ma tahan õllepudeli kauku. Aga too klaas ka sealt ju. Janno, võta see. Ma olen ka siin. Sealt. Peaga siis. Janno. Kuule, ma sõin ka killuga. Pane mõlemad võidu sellega. Kumb läheb puruks? Maarju! Nuljakas oled! Mida sa teed? Nuljakas oled, tegelikult ka! No kelle pea on tugeva? Kommentaarid netis on loo kohta pigem kahtlevad kui pooldavad. Siin mõned näited. Tegemist on klipiga loodusfilmist Neandertaallased. Kari on kohanud oma toitumisotsimisrännakutel automobiili. Kahjuks ei ole nende algiline mõistus võimeline seda sihtotstarbeliselt kasutama. Teadmata, millise elu kergemaks tegeva aarde otsa nad sattunud on, hakkavad isasloomad seda hoopis hävitama, et oma jõudu demonstreerides emastele muljet avaldada. Karja alfaisane säilitab paaritumisõiguse, kasutades lõhkumiseks tööriistade asemel oma paksu kolpa. Selle triki vastu nõrgemad isased ei saa. Lähme võidu või? Maarju! Peaga! Täielik lambakari. Vaata, kui lihtne on naistele muljet avaldada. Osta aga ront ja kuku peksma ja naised hulluvad. Lahuta tagasi kõik terve kari sinna, kus sündisite uskumatud jobud. Mis puutub selle video naistesse, siis ma tunnen teile kaasa neiud. Ega ilma asjata lapsi kooli panda. Kokkuvõte võiks olla õpetlik. Internet on totaalselt ja üleilmselt avalik meedia. Kaasajal uuritakse juba ka töövõtu intervjuudel teie Facebooki kontosid ja muud teiega seonduvat netistaffi. Ka sketš, kus nii-öelda koopahvid kohtuvad autoga, iseloomustab osalisi piisavalt. Alati maksab seega enne mõelda, mida netti riputate. Kumb läheb puruks? Nuljakas oled! Mida sa teed? Nuljakas oled, tegelikult ka! No kelle pea on tugeva? Jooksen läbi! Täiesti per... Mul on katki vastu kõik siin. Nii, mul on jumala ränk. Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodi. Loo lõppu ka veel üks retooriline küsimus. Kas sellisel rahval on tulevikku?